tänud, et väga tore on siin olla. Olen Eerik. Olen paleontoloogiaga nüüd viimased paar aastat natuke agressiivsemalt tegelenud. Ta on selline asi, millega ma olen nagu elus pidevalt kokku puutunud. Aga nüüd, kui ma Eestis olen viimased paar aastat elanud, siis tundus, et on õige aeg endale see teema selgeks teha, natuke süviti teemat uurida. Ja nagu mainitud, siis ma tegelikult olen geneetik. Ma olen siis praegu Tartu Ülikooli genoomika instituudis, ehk siis Eesti geenivaramusteadlane. Ja olen siis funktsionaalses genoomikas ja uurime siis seda, kuidas genoom töötab ja kuidas siis erinevad geenid avalduvad ja kuidas genoom üldse meil üles on ehitatud. Ja seda siis pigem kliinilise bioloogia vaatenurgast, et kuidas need geenid siis haiguse põhjustavad seal ja kuidas kogu see pilt seal on. Ja siin ongi pealkirjas on need harrastaja geneetiku pilgu läbi, et see geneetiku siin on see, et ma ei taha väga palju süviti geneetikas rääkida teile. Et mõnda asja ma siin mainin, kuna see on enda isiklik huvi, aga pigem on geneetiks mõeldud selle nurgalt, et ma olen lihtsalt teisest teadusvaldkonnast. Ja mis mulle kui kõrvalt vaatajana, mis mulle huvitav tundub paleontoloogia maailmas, lisaks selle, et kivid on toredad ja ägedad, mis meil siin Eestis on. Aga liigume väikselt slaidide juurde, mis pean näitama kiirega. Et siis olete mingi sarnaseid kaarte näinud palju, et see on Eesti ja Eestis on siis erinevad lademed kive või siis sõttikihte. Põhja pool on meil siis Ediacara, et siis vanasti oli selle asja nimi Vend. Ja meil on ka seal Kambriumi kivistisi ja kivimeid. Siis on hiljem on seal ortoviitsimi kivimid, silurikivimid ja Devoni kivimid. Ja minu siis seos selle paleontoloogiaga algaski seal põhjarannikult, Tallinna poiss. Ja meil oli perekonna suvila oli seal Alliklepa rannas, siiamaani on. Alliklepa on seal Harjumaa Läänemaa piiri peal. Nõva rand on võib-olla teile tuttavam nimi, et seal Nõvast mõned kilomeetrid ida pool. Siuke väike juntsu, nagu ma seal olid. Korjasime seal rannas igasuguse kivikesi ja asju. Ja see on Alliklepa rand, näeb siuke tavaline välja, siuke liivarand, erilist aluspõhja seal ei paista. See, mis nagu seda geoloogi tavaliselt kutsuks. Aga sinna randa toovad tormituuled ja lained tavaliselt sisse siukest kiviklibu, väikest materjali. Ja kui nüüd selle kiviklibu natuke lähemalt vaadata, esmapilgul tundub nagu kiviklibu ikka, väiksed veerisekesed. Aga kui natukene niimoodi süviti puurida siia sisse, siis hakkavad silma väiksed sümmeetriad. Et kui kunagi tahab keegi mingi kivistist või elujälgi otsida, siis alati on hea märk ongi see, et otsigi sümmeetreid. Kui vaadata lähemalt, siis ongi siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erinevad väikest kivistist tegelikult ühe foto peale mahtunud ära. Need on siis meriliiljate lülid, ehk siis sellised loomad, kes elavad merede põhjas ja filtreerivad seal põhjas igasuguseid planktoneid ja muid asju. Ja need rannad on seal täis, et nii palju kui ma tean, siis on igal inimesel, kelle seal kandis on elukoht või suvila, et neil on selline ämbri täis neid väikseid tähekesi kodus olemas. Ja nagu ma näitsin seal väiksed lapsena, ma korjasin ka neid seal ja meil siiamaani on kodus endal ka vedeleb neid igal pool neid kivikesi. Mul on praegu isegi seljakotiks kogemata neid veel, et need on lihtsalt igal pool seal. Iga kord, kui sinna randa satud, korjad nagu mustikaid paar tükki kaasa endale. Aga sinna jäi mu paleontoloogia huvi, et siuke lapsepõlve värk, et korjasin kive, aga ma tegelikult ei teinud endal väga selgeks, mis need on. Ja läksin hoopis õppisin Tallinnast TTÜ-s, õppisin geenitehnoloogiat. Ja seal ma hakkasin, esialgu proovisin natuke ka keemiat, orgaanilist keemiat, üritasin seal sünteesida erinevaid mingeid aineid, mis tänapäeval üks nendest ainetest on väga remdesiviiri sarnane, see on see COVID-iravi. Ja liiksun edasi seal veel geenitehnoloogia laborisse Erki Truve käpa alla, kus me siis töötasime taimeviroloogiaga, ehk siis vaatasime, mis viirused taimi nakatavad ja kuidas see põllumajandusele võib ohtlik olla. Ja kuna mind huvitas pigem see kliiniline bioloogia, et kuidas mõjutavad siis haigused inimest ja kuidas kogu see bioloogia seal taga toimub haigustes, läksin edasi Maastrichti, kus ma õppisin siis, mis see valdkonna nimi oli, Clinical Molecular Sciences, ehk siis kliinilist molekulaarbioloogiat. Ja läksin edasi Barcelonasse, tegin doktorikraadi ka seal, kus ma siis töötasin juba HIV-ga. Ja vahepeal põrkasin ka Euroopast läbi, või sealt USA-st läbi, Bostonist, seal töötasin ka natuke HIV-ga ja siis jõudsin Londonisse välja. Ja mis ma seda kõike siin räägin, on tegelikult see, et ma tahangi näidata teile, et see
ma usun, et see minu paleontoloogia huvi on kasulik ka mu tegelikult praegusele tööle ja minu varasemale tööle. Et see erinevad teadusvaldkonnad tegelikult täiendavad üksteist. Ma siin ei taha promoda seda, et ma olen äge, et ma olen igal pool reisinud ja elanud ja töötanud. Pigem seda, et ma igalt poolt olen võtnud alati kaasa väikse infokillukese, väikse kogemuse. Ja kuna ma saan aru enamasti esimese kursuse tudengid, siis samamoodi võite mõelda selle peale tulevikus, kuidas edasi minna, mida teha, et ei tasu nagu karta erinevaid valdkondasid puudutada. Aga ma peatuksin korra seal Londonis, kus ma siis töötasin postdoktorantuuris endogeensete retroviirustega. Kuna te olete esimese kursuse tudengid siin enamasti, siis ma arvan, et ma võin natuke minna ka rakubioloogiasse, et te tõenäoliselt olete seda teemat õppinud siin hiljuti. Et kui me vaatame nüüd inimese rakke, need on vähirakud, vaatame neid mikroskoobi all, siis näevad midagi sellist välja. Siin nad on kunstlikult ära värvitud, et me näeksime neid paremini, aga väga selgelt joonduvad välja, siin on üksikud rakukujukesed ja siis rakutuum on siin selle hele siniselt ära värvitud. Kui me vaatame sinna rakutuuma sisse, seal sees on DNA. See DNA on kromosoomidesse pakendatud tavaliselt. Kui me reaalsuses vaatame need kromosoomid, nad tegelikult ei ole niimoodi üksikud niimoodi spagetikesed, nad tegelikult on sellised tuumad niimoodi kägarasse kokku pakitud. Ja kui me nüüd vaatame, mismoodi see genoom on üles ehitatud, siis tegelikult ainult 1,5% sellest on siis need geenid. Mis on geen, see on muidugi omaette küsimus täiesti, aga üldine mõiste on see, et geen on selline genoomi regioon, millel siis kodeeritakse RNA-d ja RNA-st omakorda siis kodeeritakse valku. Ja tegelikult ainult 1,5% meie genoomist on sellise funktsiooniga. Ehk siis, et 1,5% meie genoomist toodab valku. 98,5% teeb kõike muud, igasugu muid asju. See ongi see, mida tegelikult funktsionaalne genoomika uurib. Kui me võtame siin suvalise kromosoomikese joonise, siin on see DNA jada, need CA-TG-d on ju. Siis ma rohelisega ära märgistan nii-öelda need eksonid või siis need valku kodeerivad alad. Aga siia ümberringi jääb igasugu muud pläustid, mis ei ole tegelikult absoluutselt selle valgu struktuuri jaoks absoluutselt tähtis. Ja kui me nüüd uurime natuke süviti edasi, mis seal genoomis veel on, siis seal on tegelikult 8% viirusi. Ehk siis seda viiruse osa sinu kehas on 5-6 korda rohkem, kui tegelikult sinu enda valku. Ja need viirused on siis, need on vanad viiruste jäänukid. Et need on siis sellised viirused, mis on nagu meile parasiitidena genoomi sisse jäänud. Nad on ära muteerunud, ehk nad ei ole enam aktiivsed, need viirused. Ja nad lihtsalt käivad meiega kaasas, me pärandame neid edasi oma järglastel samamoodi, kuna nad on ühel hetkel meie sugurakkudesse sisse tunginud. Tungivad suguraku sisse, siis nagu vertikaalselt annad selle edasi oma järglastele kogemata. Aga kuna nad on ära muteerunud, siis suurt kahju neist tegelikult üldjuhul ei ole. Endogeensed retroviirused on siis eraldi viiruste rühm. Me kutsume neid niimoodi tänapäeval, et see on siis üldine nimetus nendele viirustele. Ja nagu viirused ikka, nad näevad midagi sellist välja umbes. Ja nagu viirused ikka, neil on ka oma genoom, neil on oma geneetiline jada. Ja kui me võtame siia kõrvale inimese genoomi, siis nakatumise korral see genoom lihtsalt põimibki ennast suht koht suvaliselt meie genoomi sisse ära, see retroviirus. Retroviirus tähendabki seda, et ta võimeline meie genoomi ennast integreerima. Ja nii see tsükkel kordub ja jada kordub. Ja kui me vaatame näiteks, siis on viiruste perekond nagu HERV, ehk siis need on need Human Endogenous Retrovirus, ehk siis inimese need retroviirused, endogeensed retroviirused. Me teame, et tegelikult ühed kõige vanemad need ervid, endogeensed retroviirused siis, on tegelikult pärit juba 100-150 miljonit aastast vanast ajast. Et nad on lihtsalt aeglaselt meile kogunenud juba miljonite aastate jooksul. Ja neid integratsioone on siin mitmeid olnud tegelikult. Et kui ma ei eksi, siis inimgenoomis võib tegelikult leida 4 miljonit erinevat seda viiruse tükikest. Ja seal toimub ka omaette protsess, kus see viirused võivad su enda genoomist kogemata paljuneda. Suht juhuslik nähtus, aga see on võimalik ja siis see viirus tegelikult ta ei nakata sind otseselt, aga ta võib seal genoomis ka ennast kopeerida aeg-ajalt. See parasitism nagu tegelikult kordub siis. Ja miks kogu see viroloogia tähtis on, et tegelikult see liigisisene viroloogia on ka evolutsioonilisest vaatenurgast väga tähtis.
Sest et need samad viirused, kui nad meile genoomi sisse integreeruvad, nad võivad meil ka mingisugust kasuliku efekti anda. Et see evolutsioonis nad annavad meile mingisuguse siukse boosteri või kuidagi stimuleerivad meie organismi arengut või viivad meie evolutsiooni teises suunas natuke. Kõige lihtsam näide sellest ja ilusam näide on tegelikult siis syntsütiini geenid. Ka inimesele genoomis on siis 2 geeni nimega syntsütiin 1, syntsütiin 2 ja tegelikult syntsütiinid ongi üks põhjuseid, miks on imetajatel platsentad. Ehk siis meie eellased on mingil hetkel nakatanud retroviirusega. See retroviirus on andnud meile ühe geeni, mis on väga selle syntsütiini sarnane ja selle geeni funktsioon on see, et ta ka viiruste puhul, mis juhtub, on see, et see geen avaldab valku, mis siis sunnib inimrakke kokku kleepuma ja tekib. Selle asi nimi on syntsüütium tavaliselt viroloogias, ehk siis tekib siuke rakkude kägar, kus need rakud fuseeruvad kokku, et sul võib mitme tuumaga rakud tekkida näiteks. Ja platsenta puhul on siis midagi sarnast tekkinud, kus siis tekibki siuke eraldi rakukiht selle loote ümber, mis kaitseb seda loodet ja selle kaudu käib ka siis toitainete liigutamine ja kõik. Ja me näeme seda hästi ka arengubioloogias ja evolutsioonis, et kus meil ongi teatud imetajad ju, kellel ei ole neid syntsütiine, kes ei ole tegelikult nakatunud nende viirustega. Nukloomad on siin hea näide siis Austraalias, kes ju tegelikult siiamaani munevad, kuigi nad on imetajad. Ja me näeme, et need syntsütiini viirused või mis iganes see viirus on, mis meil neid syntsütiine annab, neid on tegelikult evolutsioonis erinevad loomaliigid saanud korduvatel kordadel. Nad ei ole saanud seda ühe korra üks syntsütiini geen ja kogu lugu, et siin võibki olla erinevatel loomaperekondadel või seltsidel täiesti erinevad syntsütiini geenid, ehk siis see mehhanism on tegelikult korduvalt toimunud imetajate hulgas. Siin me näeme siis on primaadid, et primaatidel ongi siis syntsütiin 1 ja syntsütiin 2, et see on juhtunud viimase siis 50 miljoni aasta jooksul on meid nakatanud 2 erinevat syntsütiini siukest kodeerivat viirust. Teine äge näide, mis mulle seal viroloogiast on alati meeldinud, on see amülaasi geeni toimimine. Kui te mäletate keskkooli bioloogiast, kui meil on geen, siis tihtipeale või iga geeni alguses on siuke regioon nimega promootor. Promootori ülesanne on väga lihtne, ta siis stimuleerib selle geeni aktiivsust. Tema ülesanne on siis anda geenile see startsignaal, et hakka nüüd tootma RNA-d ja RNA-st toodetakse valku. See on siis amülaasi valk siin, keerutab ilusti. Ja amülaas ise on valk, mille ülesanne on väga lihtne, ta aitab meil tärklist seedida. Tärklis lagundatakse ära suhkruteks ja siis organism saab neid suhkrut omakorda kasutada edasi. Amülaasil siin peaks näha olema ka, see on see valgustruktuur ja siin on siis väike lohk, et sinna lohku siis seondubki see väike tärklise tükike, mida siin lagundatakse edasi. Aga valdav enamus sellest tärklise seedimisest toimub soolestikus inimese kehas. Aga on väike erand, on teatud imetajatel, kaasa arvatud siis inimestel, et meil on siis integreerunud sinna selle sama amülaasi geeni etteotsa ja sinna promootori etteotsa üks nendest hervidest, nendest siis evolutsiooni käigus kunagi ammu meid nakatanud viirus. Ja mis juhtub, ongi see, et tegelikult see viirus aktiveerib selle promootori omakorda süljenäärmetes. See on süljenäärmele omane aktivatsioon. Mis tähendab seda, et meie süljenäärmed on võimelised tootma amülaasi. See tähendab seda, et kui me sööme tärklist inimesena, siis me saame juba kohe alguses aru, et see on midagi, mille põhjal annab midagi magusat äkki toota ja me saame sellest maitsest palju paremini aru. Aitab meil, see on evolutsiooniliselt meil välja kujunenud mehhanism, mis aitab meil siis lihtsalt tärklist toite paremini tuvastada. Ja neid näiteid on tegelikult geneetikas veel ja veel ja veel ja veel. Aga kuna ma tahan rohkem paleontoloogiast täna rääkida teile ja siis mida paleontoloogia huvitav teha annab äkki, siis ma tegelikult soovitaksin teile ühte raamatut, selle raamatu nimi on Virolution. See oli siis see raamat, mis mind ennast tõmbas sellesse maailma. Populaarteaduslik lihtne lugemine, aga lihtsalt näitabki seda, mismoodi inimkond või üldse erinevad loomad ja ka inimesed seal hulgas siis on arenenud koos viirustega, kuidas viirused mõjutavad meie siis evolutsiooni. Siis kirjeldatakse sageli viirusi kui selliseid ronitaimi, et kui me vaatame, see on siis maailma fülogeneetiline puu, kus on siis kõik loomad, kõik bakterid, kõik arhed, kõik muud elusorganismid, mis kõik vähegi saavad olla, kaasa arvatud inimesed on siin eukaryootide hulgas.
siis viirused tegelikult ongi nagu ronitaimed, kes siis alati niimoodi liiguvad kaasa kogu selle evolutsioonipuuga, ja siis nad ise arenevad seal, aga nad ka arendavad neid organisme seal kaasa. Et äge raamat, kui teil läheb kunagi ette, soovitan lugeda. Ja noh, ma töötasin siis nende Järvedega seal Londonis, oli tore, aga mind kutsuti tagasi Eestisse, et kuule, et geenivaramus on ka vaja teadlasi ja tore, kui eestlased tagasi tuleks Eestisse teadust tegema. No, siis mõeldud tehtud, hüppasin tagasi. Aga mul jäi sinna tööde vahele siuke väike pool aastat periood ja siis ma mõtlesingi, et kui ma siin pool aastat Eestis olen, mis ma ikka teen, et korjasin kive, võtsin vana hobi kätte, hakkasin vaikselt tuvastama neid asju. Ja siis hakkasin neid väikseid põhitõdesid endale selgeks tegema. Et noh, nagu enne sai mainitud, meil on siin erinevad kihistused, meil on erinevad lademed, meil on erinevad kivimimaterjalid, mis tähendab ka seda, et Eestis on siis erinevates kohtades võib leida erinevaid fossiile. Ma mõtlesin, käingi lihtsalt, kuna ma ei tea, mis tase teil on täpselt siin nendes valdkondades, ma käin igaks juhuks need teemad üle. Et meil ongi, noh, kõige esimene on siin Ediacara kivimid või vendikivimid, mis on väga-väga harvad, et nii kohtub ainult väga üksikutes kohtades Eestis. Ja fossiili seal minu teada Eestis leitud ei ole vist kunagi, aga võib-olla nii paleontoloog oskab mind parandada siin. Aga üldjuhul, mis Ediacaras toimus, oli see, et me vaatame seda evolutsiooni seal, siis need loomad, noh, meil on seal põhimõtteliselt esimesed hulkraksed loomad hakkasid tekkima ja hakkas tekkima ka sellised esimesed pehmete kudedega loomad, sellised hulkraksed, mulluskid, kõiksugused meduusid ja muud asjad, mida ma tegelikult täna väga hästi ei oska defineerida veel, mis asjad need üldse on. Me lihtsalt teame nende kuju. Kuskil kellelgi on mikker sees. Aga kuna me Eestis nüüd väga palju ei leia, siis ma väga pikalt ei peatu nendel. Eestis on järgmised sellised natuke sagedasemad fossiilid on juba siis kambriumi ajastust, noh siis üle 500 miljardi aasta vanusest ajast. Ma mõtlesin, et leidsin YouTube'ist väikse videoklipikese kambriumi elukate kohta. Pean korra siia minema. Noh, ei saa video panna ikka või? Jep, see zoom nagu, võtan pointeri korra maha, vaatan, mis juhtub. Nii, võtan pointeri maha. Ehk siis kambriumis, olete võib-olla kuulnud terminit kambriumi plahvatus. Ma ei tea, kas see plahvatus on niimoodi natuke üle võlli aetud natuke võib-olla. Aga mis see kambriumi plahvatuse mõte on, mida siis mõeldakse selle termini all, on see, et lihtsalt evolutsioon hakkas märkimisväärselt keerukamaks minema ja loomad ja liigid hakkasid edasi arenema. Ja hakkasid tekkima ka esimesed hõimkonnad loomadest, mõned neist on isegi tänaseni säilinud. Ja evolutsiooni mõistes on see äärmiselt põnev aeg, sellepärast et siin, kui me vaatame, siin on igasugused taimed ja mõned taimealged ja koralliksed asjad, et meil on ka tegelikult korallilaadsed asjad. Meil on tegelikult ka esimesed koorikloomad või kestadega loomad. Ehk siis, mis tähendab seda, et evolutsiooni mõistes meil on tekkinud, et meil ei ole loomad, ei ela enam niimoodi sõbralikus harmoonias üksteisega, vaid tegelikult nad on kiskjad. Kesta tekkimine ja see põhjus, miks sul peab kest tekkima, tähendab seda, et kuskil on mingi loom, kes on üritanud süüa, sa oled selle evolutsiooni käigus, et kesta endale kasvatab. Ja nii ongi tegelikult see esimene näide sellest lipi peal, lapi peal evolutsioonis, kus ongi, et üks tüüp kasvatab endale kesta, teine tüüp kasvatab endale hambad, teine tüüp kasvatab endale natuke tugevama kesta, kolmas tüüp kasvatab endale silmad hoopis ja selle abil ta suudab nagu mingisuguse teisi loomi rünnata. Siuke äge, siuke evolutsiooniliselt kõige esimesed näidustused, mis meil endal ka tänapäeval kaasa on antud tegelikult. Need samad füsioloogilised omadused hakkasid seal välja ilmuma juba. Ja noh, mu enda üks lemmiknäiteid siin ongi alati olnud siis on Eesti silm ühelt trilobidilt, kes siis näeb, et see on siin tegelikult on trilobidi kivistis siin Savika kivi sees ja see väidetavalt on tänaseni säilinud maailma kõige vanim silm, mis on tänaseni säilinud. Leitud siis Põhjarannikult Jõelähtme vallast, Saviranna kandist. Ja see peaks olema siis umbes 530 miljonit aastat vana. See on nagu minu silmes üks ägedamaid leide, mis Eestis on tehtud hiljuti paleontoloogias. Ja noh, samamoodi kui vaadata seda silmastruktuuri lähemalt, siis me näeme, et on liitsilm. Ja noh, liitsilm oma olemuselt, noh, meil ei ole küll liitsilmad, aga need liitsilmad on ju tegelikult putukatel olemas täiesti tänapäeval. Põhimõtteliselt kõiksugu lülijalgsed, kes meil maailmas on, nad on ju ka liitsilmalised.
ja ühel liigil isegi on tänapäeval veel säilinud siuke sarnane liitsilma struktuur isegi, mis on nendel trilobitidel omane. Ma pärast räägin sellest liigist lähemalt, praegu selle liiga palju ei peatu. Aga liigume edasi siis ordoviitsimisse. See on siis see osa, kus minu kõige suurem kogemus on või teadmised on. Ja ma julgen ka väita, et siin on väga suur osa Eesti fossiile sellest ajastust, kui mitte, ma ei tea, valdav enamus on natuke palju öelda, aga väga-väga suur hulk. Ja põhjus on selles, et meil on sealt kõige paremini säilinud ka kihi, et meil on põhimõtteliselt tervest ordoviitsimist, meil on kivi, mida Eestist võtta. Kambriumist meil on tegelikult ainult 10 miljoni aasta jagu, kuigi kambriumi ajastu ise on 50 miljonit aastat pikk. Meil on säilinud ainult sealt väike hulk. Ordoviitsimist meil on peaaegu igast ajastust võtta materjali, mida uurida. Siis igas ajastus on ka igasugust fossiili säilinud. Samamoodi väike videoklipike. See siis ei ole enam kuskilt YouTube'ist niisama võetud, see on siis Eesti animatsioonifirma poolt tehtud, Pop Animationi poolt. Nad tegid ka selle Vanamehe filmi, tõenäoliselt olete näinud. Ja nad tegid selle Eesti Loodusmuuseumi jaoks, kes siis mõned aastad tagasi tegi paleontoloogia teemalise ajutise näituse. Ja me näeme siin samamoodi evolutsioon on edasi arenenud natuke. Ja ordoviitsimi tavaliselt kirjeldatakse, et see on selline ajastu, et kui kambriumis pandi paika need põhilised struktuurid, et meil tekkis näiteks see esimene sümmeetria, kus loomal võib olla pea ja saba ja kus tal on see parempoolne ja vasakpoolne külg võib-olla arenenud ja võib-olla esimesed närvisüsteemid ja esimesed silmad. Et siis ordoviitsimis kõik need arengud süvenesid tegelikult, et need hõimkonnad loodi kambriumis, aga seltsid ja klassid ja kõik need alamkategooriad seal, need arenesid omakorda palju laiemaks edasi ordoviitsimi jooksul siis. Ja siin me videos näemegi, et on igasugused molluskid, meil on siin teod, meil on siin, see on rogooskorall, et korallid on ordoviitsimis suured tegijad. Meil on siin sammalloomad, meil on konulaarid, need on natuke harvemad tegelased. Trilobidid vuravad ikka veel ringi. Need meriliiljad, need savad, mis ma mainisin, mida seal allikleparannas saab kohata, on siin samas merepõhjas olemas ilusti. Käsijalgsed istuvad siin põhjas meil. Ja need on kindlasti kõik loomad, keda te kindlasti hakkate siin ühel hetkel kursuste jooksul õppima. Aga ma lihtsalt mõtlesin, ma näitan teile visuaalsena need ära ka siin. Ja samamoodi siin üks põhitegelane, keda näha võib Eestis ja kelle fossiili on metsikult palju Eestis, mis ongi see, mida algajad alati ühe esimese asjana leiavad, on see nautiloid. Ma ei tea, kas te näete seda hiirt, aga pointer on siin. See on siis nautiloid. Omal ajal selline kiskeloom, 8 jala ja kõiksugu sarnaste loomade eellane, ka siis igasuguste, squidid on eesti keeles, kalmaaride eellased. Et need on tegelikult siis juba ordoviitsimis alguse saanud ja neid fossiile leidnud metsikult palju Eestis. Et kui ma läksingi tagasi sinna Alliklepa-randa, seal samas rannas lähedal oli ka üks väike paerand, kus on aluspõhi. Aluspõhi on Keila lademest. Keila lade on siis 454 miljonit aastat vana. Ja hakkasin siis ise korjama natuke põhjalikult neid kivistisi ja natuke uurima, mis seal maailmas täpselt toimub. Esimese asjana kindlasti siis leiad metsikult palju nautiloide. Sa leiad neid piklikke struktuure, näevad välja, tavaliselt inimene, kes ei tea, mis asi see on, ütleb, et see on selgroog või mingisugune selle ükssarviku sarv äkki. Aga mõnikord nad on ka kerra keeranud, toreda nimega nagu Estonia Ceras, siis kohalik poiss on tihtipeale see kerra keeranud tüüp. Aga on ka säilinud mõnikord siis nende sisestruktuurid ka või sisevalatis, see on siis sifoon, mille kaudu see loom, see on üks loomaorgan, mille kaudu ta siis vahetas õhku ja vett enda nendes kambrites. Jällegi ma arvan, et te õpite seda kunagi hilisemas faasis. Ja nagu videos nägite, näevad midagi sellist välja. Ja nende nautiloid ise tänapäeval säilinud ei ole, aga nende kauged sugulased, siis igasugused muud peajaoksed on meil säilinud. Neid me tänapäeval ka maailma meredes kohtame. Tigusid kohtasid ma metsikult palju seal. Ega see tigudega tigu nagu tigu ikka, et mulle tigude juures meeldib see, et nad on tegelikult huvitav loomarühm, kes 500 miljonit aastat tagasi otsustas ära, et see kuju sobib ja ta ei ole viitsinud muutuda ka. Et kuidagi 500 miljonit aastat on suutnud oma seda kuju säilitada ja seda funktsiooni säilitada selle kojal, et ta töötab ikka päris hästi.
et ei tundu võib-olla kõige seksikam fossiil, aga sellegi poolest on see hea näide, mida maailmas võib kohata palju, mille põhjal annab ka tegelikult siis teadust edasi teha. Kindlasti kohtab metsikult palju, mida kohtab Eestis üldse paleontoloogias meil on väga rikkalik käsijalgsete kogu. Käsijalgsed, kui me vaatame neid, nad on sellised, näevad välja nagu karbid. Tegelikult nad päris karbid ei ole, nad on eraldi täiesti looma hõimkond, selts, klass, praegu ei oska öelda, et nad on tegelikult omaette rühm täiesti molluskeid. Ja nad siis põhjamudas filtreerijad, tavaliselt siis filtreerivadki ümbritsevast keskkonnast selliste väikeste harjakestega, lofofooridega erinevad hõljumid, mis seal vees võib olla. Ja käsijalgne nimi on siis see, et see ülemine osa, millega ta sööb, on siin ja kus see koda on siis käsiosa ja jalg on siis see osa tegelikult, millega nad sinna merepõhja kinnituvad, millega nad saavad ka kaevuda. Käsijalgsed on ka tänapäeval säilinud täiesti, et nad on sellised väiksed ollused veel, neid võib Läänemeres minu teada neid ei ole, aga neid võib maailma ookeanites kohata ja Indoneesias ma tean, et isegi süüakse. Pidi siuke kohalik eripära olema. Kohtab kindlasti ka samallooma metsikult palju siukseid väikseid augulisi kolooniaid ja siis teame, et samaloomad on ka tänapäeval säilinud väikesest kolooniat. Igas aukses elas siis omaette siuke uusikese laadene loom või siuke hüdralaadene loom, kui seal peale vaadata. Aga samaloom on jällegi omaette seltskond täiesti. Nad on tänaseni säilinud. Neid võib-olla olete sellist asja kunagi fotodel või uudistes kohanud. See on siis üks tänapäevane samalloom, kes on siis võõrliik. Ja näiteks ta on ka Soomes levi, praegu Soome järvedes. Ja kui kaameraga sisse zoomida, siis üksikun need nii-öelda ussikesed, ma vabandan, mul ei ole seda korrektset teadustermini siin nüüd, et need näevad midagi sellist välja, siis samamoodi nende kombitsetega on võimelised seal toitu endale haarama ja krabama. Kohtame metsikult palju igasuguseid krinoide, need meriliiliaid, et siin on need meriliiliate, need lülitükikesed tähekujulised siis antud, aga nad ei pea olema tähekujulised, nad võivad olla igasuguse muu kujuga ka, et need tähekesed, mis siin on, mida ma siis lapsena korjasin, siiamaani korjan hea meelega, et need ongi siis selle looma sellest nii-öelda varrest. Meriliilia nime poolest ei viitaks, et nagu ta on taim, aga tegelikult on loom, aga harvematel juhtudel säilivad ka siis need käsihaarmed, mida see loom kasutab siis toitumiseks. Ja nad on ka samamoodi tänapäeval veel täitsa elus, aga nad on pigem elavad südameredes. On sellised ägedad ilusad loomad. Ja tegelikult on neis ka edasiarendus on evolutsioonis toimunud, et nad on kaotanud tegelikult oma selle varre ja ongi siis loomad, kes suudavad ujuda ringi puhtalt siis nende käte abil. Kahjuks seda videot siin praegu kaasas ei ole, aga võib-olla kunagi näete, et ikka ilus lehviku moodi loom ujub maailma ookeanidel ringi. Eestis kohtab ka trilobiiti väga palju, mis on siukse ordoviitsiumi ja Kambrimaa ajastu põhiline fotopoiss, keda näeb alati, kui räägitakse selle ajastu fossiilidest. Jällegi siin on enda leiud, aga siin ma olen natuke pidanud puhastama seda tüüpi, et ta paegivisest päris nii puhtalt välja ei tule. Ja mis mul endal väga meeldib, ongi jällegi, me rääksime enne silmadest, siis samamoodi ka need ordoviitsiumi silmad sageli väga hästi säilinud. Et siin ma suutsin kokku lugeda, et ühel isendil ongi mingi 420 lääd, see tegelikult siiamaani säilinud. See on siis Ida-Virumaalt leitud isend. Ja mõnikord võid leida ka selliseid jäljendeid paegivisest lihtsalt, kus on see fossiil on ise kaduma läinud, aga ta on jätnud selle jälje maha, kus ta sees seal püherdas nii-öelda ja sealt saab sees võtta siis väikseid savijäljendeid. Saab ikkagi aru, mis liigiga täpselt tegu on ja kes ta on ja saab paremini aimu, mis värk on. Ja siis jällegi väiksed joonisekesed selle kohta. Silur, see on siis see ajastu, kus meil on siis, mis on siis pigem seal Lääne-Eestis on see kõige suurem varieeruvus kivimitest ja ka fossiilidest, aga mingil määral ta on ka siia silurine esimene ots on siia Mandri-Eestile ka ära mahtunud. Väike videoke ka. Et jällegi siis pop animationi poistelt. Väga sarnane tegelikult ordoviitsiumile, et siin on mõned ökoloogilised erinevused on muidugi, et siin samalloomad hakkasid rohkem kaduma selle aja jooksul, tekkisid rohkem korallikolooniaid ja käsnade erinevaid kolooniakesi, et need riffid moodustusidki pigem siis uutest tegelastest
aga noh, need vanad grinoidid, näiteks need meriliiliad on täiesti alles veel, kuigi nad kasvasid suuremaks ja paksemaks. Tekkisid kalad, sellised esimesed, ka Ordoviitsiumis kindlasti olid väiksed kalaalged olemas ja juba Kambriumis tegelikult olid sellised kaladelaadsed loomad olemas. Aga Silurist tulid siis esimesed sellised tõsisemad kalad koos selgroogudega välja, keda võib ka tegelikult Eestis kohata Saaremaal. Ja üks ägedamaid loomasid sel ajastust on skorpion. Meriskorpioni samamoodi võib Eestis leida, ta on äärmiselt haruldane, ta on esimese kaitsekategooria isend, kui seda kohtab. Ehk siis, sisuliselt me räägime, et tegu nagu lendoravaga, et kui sa näed seda kivistis kuskil, see on automaatselt kaitse all, kogu see ümbritsev keskkond on seal kaitse all kohe ja sellest peab raporteerima siis Keskkonnaametile ka, kui sa leiad sellise isendi. Väga-väga ägedad loomad minu arust, kui neid niimoodi reaalsuses kohata võib kivistise kuul, ma mõtlen. Neid tänapäeval ka säilinud ei ole. Siluri ajastust ma mõtlesin, et ma näitan teile, jällegi on seesama see meriliilia, mis enne sai mainitud. Ja on selline koht nagu Kalana karjäär ja seal on siis, võib kohata erinevaid selliseid pehmekoelisi fossiile. Ehk siis ta on Kalana lagerstätte. Lagerstätte tähendab seda, et meil saavad ka kivistuda pehmed koed, ta on selline ülimalt haruldaselt hästi säilinud keskkonnad. Ja siis me Kalanast näiteks võimegi leida nende meriliiliate või grinoidide neid haarmeid siin ka ja pähikuid. Suht harva nähtust tegelikult. Ja seda teemat võite rääkida ka siin majas on olemas eraldi paleontoloog on Oive Tinn, spetsialiseerub Kalanale minu teada, ta on seal, tunneb seda läbi ja lõhki on seal igasugu huvitavaid asju korjanud, et ta on seal ka töötanud varasemalt taimealgetega, et nad on sellised vetikaalged, on seal Kalanas tulevad väga-väga harva välja. Samamoodi sellised ilusad ja omapärased struktuurid, mis on seal Siluri ajastust säilinud. Et kunstniku arvates midagi sihukest võis see loom seal merepõhjas välja näha. Ja nüüd hiljuti, kui ma ei eksi, siis Oivel tuli ka välja üks teadusartikkel ühe kummalise kala kohta. Et see kala kivistis ma nägin, et on siiamaani seal kontoris laua peal olemas täiesti. Võite ta küsida selle kohta, kui teil see teema huvi pakub. Et Osteostrakan on selle looma siis nimetus. Et on selline luukala, rüükala ja siis see peaks olema tema peastruktuur ja siis peaks olema üks vanemaid, omapärasemaid peastruktuure, mis on säilinud nendel loomadelt. Ja Oive kindlasti räägib paremini, aga seal on ka sellised väiksed geoloogilised müstikad sees, et mis loom ta täpselt on ja kuidas ta olla sai, et seal see fosfaadikiht, ma sain aru, pidi olema natuke ebatavaline. Et seal on väike teaduslik diskussioon, et kes ta täpselt ikkagi oli ja kas see loom ikkagi on täpselt see kala. Kindlasti Oive räägib teile sellest kunagi. Siluris, nagu mainitud, on ka siis on huvitavad sellised lülialgsed need meriskorpionid. Et tavaliselt need meriskorpionid, mida me Eestis leiame, tavaliselt nad on niigi haruldased, aga nad on sellised 10-15 sentimeetrised. Aga tegelikult ajalooliselt need Siluri lülialgsed ja meriskorpionid siis võisid olla kuni 2,5 meetri, mõndadel hinnangutel siis ka kuni 3 meetri pikkused koos oma nende kätega ja sõrgadega. Ja ka Eestis on tegelikult leitud selliseid pirakamaid poisse selliseid tükke, et on leitud näiteks on siin foto peal on võib-olla kehvasti näha, aga siin on 1 sentimeetri skaala ja siin on siis selle ühe selle meriskorpioni või siis selle lülijalgse need seljalülid. Ja selle looma nimi peaks olema Eretopterus osilensis. Osilensis viitab siis sellele, et tegu on meil Saaremaa elukaga. Et jällegi kohalik eripära. Et meil on Eesti kohal siis tõenäoliselt ka mingil hetkel sellised suuremad elukad ringi ujunud, aga fossiili nendest on ka üks väga-väga raske ja harv leida. Samamoodi nad on pigem selline lagerstätte teema. Aga natuke sagedamini siis võib leida neid väiksemaid tüüpe. Need näevad siis nurgas võib-olla näha, et on kõige väiksem meriskorpion, mida meil siin kohtab. Aga jällegi, nagu ma ütlesin, on esimese kaitsekategooria all, et väga haruldane tegelane, et need on mu enda siin paar leiukest. Ja need siis lähevad kõik kas siis Eesti Loodusmuuseumile või Tartu Ülikooli Loodusmuuseumile, kuna nad on kõik kaitse all. Ja jõuamegi omadega Devonisse, ehk siis see kõik, mis on siin Lõuna-Eestis, meie kandis. Siin mainin ära, et siin fossiilid on tegelikult märkimisväärselt harvemad kui kuskil mujal, siis ülejäänud Eesti regioonides. Et meil on siin enamasti ju liivakivi, meil ei ole siin paekivi.
ja siis seal liivakivi sees fossiil kahjuks ei säili väga hästi. Devon oma ajastu poolest me oleme jälle natuke edasi liikunud, et meil on elu natuke aktiivsemaks läinud magevees, meil on kalad on selle ajastu üle võtnud, meil on ka taimed tekkinud, et on tekkimas sellised puude alged juba täiesti, maismaal juba vohavad metsakesed ja siis seal puude vahel ja metsades ja deltades käis aktiivne kaladega sagimine. Ja neid kalade luid me siis leiamegi sellest ajastust kõige rohkem. Kuigi leiab ka neid taimede eooseid ja ka sellist huvitavat materjali. Ja need kalad on siis enamasti rüükalad, ehk siis kala näeb välja nagu kala moodi nagu ikka, aga tal on siis peal selline raske luuplaat, mis kaitseb teda. Et nende skelett on pigem siis väline kui sisene. Et nad kaitsesid ennast ka niimoodi siis väliste kiskjate poolt. Aga ma räägin neist natuke pärastpoole lähemalt. Aga neid võib leida. Kõige lihtsam koht, kus mina neid leidnud olen, on siin samas Karlovas. Karlovas on selline asi nagu, oli kunagi selline restoran nimega Kaseke ja Kasekese kohal nüüd on praegu ehitus. Aga nüüd aasta alguses Kasekese kohal, kui see ära lammutati, oli selline auk. Me näeme sinna selline ilus liivakivi kiht ja siin liivakivi vahel on selline paks selline savilääts. Ja see savikad kihid ongi tegelikult see, kus sa võid leida neid kalade fossiile kõik sagedamini. Geoloogid kindlasti oskavad nüüd paremini selgitada, miks need fossiilid seal paremini säilivad seal savikihtides, et ma ei hakka sinna pürgima. Jällegi võite küsida oma maja ekspertidelt. Aga näiteks ma suutsin sealt välja koukida, see on siis poole meetri pikkune, küünarnuki pikkune, täiesti viisakas kalaluu, see on kivistunud kalaluu siis. Ja tegelikult seda fossiili ei vähemalt sinna seina ei sama palju, ma arvan, et ma lihtsalt ei julgen sinna sügaval minna seda kookima seinasest välja, kuna ta lihtsalt, ma arvan, et see sein on peale varisenud, et peab ju ettevaatlik ka olema. Aga tuli ka sellised väiksemaid leida, et tuli hambaid. Need hambad on selline tunnus, mis on jällegi Devonile omane, et Devonis hakkasid alles hambad loomadel tekkima, ka lõuad hakkasid arenema palju rohkem välja, et kuna rüükaladel on ju paksud rüüd, paks luine kilp on ümber, siis on täiesti loogiline, et need hambad ju arenevad seal samamoodi kaasa. Ja siin foto pealt ei ole näha, aga tegelikult see hamba ots oli ka ära kulunud täiesti. Ehk siis see viitab sellele, et see hammas sai elu jooksul siis ka kasutamist. Ja tuli ka sellised väiksemaid luid välja. Kuigi see elukas siin tõenäoliselt on umbes 387 miljonit aastat vana, et siis kui võhig leiaks selle kuskilt põllu pealt, siis ta ei oskaks arvata, et see asi nii vana on. See tunduks täiesti mingi moodsa looma luu. Ja need samadel kaladel seal mulle endal väga-väga meeldib on see, et need luuplaatide struktuurid on tegelikult väga omapäraste detailikestega. Väga-väga huvitav neid nagu lähemalt vaadata. Ja tulen jällegi nende teemade juurde tagasi pärast, miks ma neid niimoodi siin suures plaanis näitan. Aga puhtel esteetilisest küljest on nad juba väga toredad. Ja samamoodi ka siis, kui te juhtute kunagi sattubi sellisele leiukohale, kus on sellised harvad need kalade fossiilid, siis ma lihtsalt hoiatan ette ära ka, et need on jube pudetad, et nad lagunevad jube kiiresti. Kui te leiate või arvate, et leidsite kalafossiili, siis olge ettevaatlikud, teavitage kindlasti, sest jällegi siis Keskkonnaametit või ülejäänud paleontoloogia, et neid tuleb väga-väga ettevaatlikult korjata. Kui nad, see konkreetne isend on lihtsalt veega kokku sattunud. Kui see loom satub, need kivid satuvad vette, kogu see fossiil juba pudeneb seal laiali ja sa lihtsalt liimid neid väikseid killukesi kokku. Siin ma ei tea, mitu õhtut mul läks aega, et kõik see 100 jupikest jälle tagasi kokku liimida, mis ma sealt seina seest välja kookisin. Et see on selline paras peavalu. Ja jällegi kalade fossiilid on esimese kaitsekategooria all, et siis nad lähevad sinna samasse, kus on ka jällegi meie merikotkad ja lendoravad ja kõik muud asjad. Ja Devonis, mis on äge, on Eesti ägedakas leidudest, mitte kui enda leid siis, on selline elukas nimega Microbrachius digi. Seda on ka Šotimaal väga-väga palju leitud. Ja siis Eesti teadlased ja Šoti teadlased, Eesti poolt siis Helga Marik Kurk. Helga, kes on siis Kurik, kes on siis väga kohalik legendaarne ihtiofossiilide tundja, siis kalade fossiilide tundja oli, vabandust. Ja nad suutsid avastada, et nendel kaladel tõenäoliselt toimus aktiivsem suguelu. Ehk siis mul jällegi väike videoke kuskilt sebitud.
et need on siis need mikrobrahjused, mikrobrahjus, mis tähendab väike käsitiki. See on siis Robert Dicki nime järgi, see on üks Šoti paleontoloog. Ja need kalad on siis kivististest näha, et tegelikult neil on säilinud suguelundid. Et isastel ongi sellised L-tähekujulised organid ja emastel need on puudu. Siis leitigi konkreetselt kivistisi, kus need olidki üheskoos need loomad. Ja samamoodi siis on väga sageli ka leitud, et paljudel isenditel on jällegi puudu see L-tähekujuline struktuur. Ja arvatakse, et see ongi siis üks nendest haruldast näidetest, kus me näeme, mismoodi see embrüonaalne areng või kogu see embrüo areng ei toimu enam siis niimoodi kalamarjas või isendi väliselt, vaid toimub tegelikult isendi siseselt. Ja jällegi see on ju see asi, mida teevad ka imetajad, et arvatakse, et mingi väga sarnane loom on tõenäoliselt siis olnud ka meie eellane ühel hetkel. Ja mu jõuakski selle osani, et küsida, et mis kasu on paleontoloogiast. Et minu kõrvalt vaatajana, et mul endal küsitakse ka, et geneetikaga on lihtne, ja ma saan aru, et see on nagu tervislikul eesmärgil, me saame sealt arendada meditsiini edasi ja me saame igasugu muud huvitavat infot, et see on nagu hea lihtne teadus, mida uurida. Et paleontoloogiga on natuke keerulisem, et see on mul tuleb alati üks kuri nali meelde. Ma loodan, et geoloogi mind siin majas trihti ei löö selle eest. Aga et selle kohta on egüptoloogiast on üks tore meem. Et egüptoloogia on selline asi, mida õpetatakse ainult ülikoolides. See on selline asi, mida sa saad ainult ülikoolis teha. Et see egüptoloogiast sul välismaailmast tõenäoliselt väga palju kasu ei ole. Ja see on selline püramiidiskeem nii-öelda, ehk siis sa õpid ülikoolis egüptoloogiat, sul ei ole mingit muud tööd sellega maailmas teha, sa saad töötada ainult ülikoolis edasi ja õpetada järgmistele inimestele egüptoloogiat edasi. Ja ma tahan teile öelda, et paleontoloogia tegelikult ei pea olema seda, et see peaks olema tegelikult palju laia haarlesem. Ma arvan, et paleontoloogiaga on tegelikult maailmas palju rohkem võimalusi kui egüptoloogiaga. Vabandust ka egüptoloogide ees siis. Aga kui me vaatame nüüd üldse geoloogia ja geoloogia populaarsust maailma ajaloos, siis see on nüüd väljavõte Nature'ist. Nature on siis maailma üks suurimaid teadusajakirju, kus siis igasugune loodusteadlane on väga-väga uhke, kui ta suudab seal oma valdkonda tutvustada ja sinna oma teadusartikleid saata. Ja me näeme tegelikult, et aastate jooksul on bioloogia on siis viimase 200 või 150 aasta jooksul on metsikult arenenud, bioloogia massiliselt populaarsemaks läinud ja geoloogia kahjuks on natukene tahataustale vajunud selle ajaga, et geoloogia selline tippaeg võrreldes bioloogiaga oli just siis niimoodi 1800–1940 vahemikus ja siis bioloogia sõitis sisse ja sõitis paljudes muudes valdkondades ka üle omadega. Aga jällegi, ma arvan, et siin probleem pigalt ei ole selles, et geoloogia ise igav oleks kuidagi, aga ma arvan, et bioloogia on paremini kohastunud tänapäeva teadusega, ehk siis bioloogiat ei tehta enam tänapäeval niisama lihtsalt sellepärast, et teeme nüüd bioloogiat ja uurime seda putuka silma ja rahumajas äge. Bioloogiale katsutakse tänapäeval leida väga palju rakendusi, kas siis meditsiinis või siis muudes teadusvaldkondades. Tähtis ongi see interdistsiplinaarsus, ehk siis erinevad teadusvaldkonnad koonduvad tegelikult seal bioloogia ümber kokku ja tehakse erinevaid huvitavaid asju. Ma toon teile mõned näited ja ma katsun neid näiteid ka siis seonda paleontoloogiaga või kuidas ma arvan, et selliseid väikseid ideekesi saaks ära rakendada, mida paleontoloogia huvitavat teha saaks. Mõte ongi see, et kui nad olete esimese aasta tudengid, et vaikselt mõelgegi selle peale, mis teid veel huvitab teadusmaailmas. Mitte ainult geoloogia, aga on siin veel midagi, mis teile nagu silma võiks hakata, mille peale mis võiks teile kasulik kogemus olla. Et ei tasu häbeneda seda, kui sul on mingisugune teistsugune huvi peale lisaks bioloogiale, et ka seda võib ju arendada täielikult. Ja Tartu Ülikoolis neid võimalusi on küll ja küll. Et mingi koputage lihtsalt õiget lustele ja teil lastakse sisse ja lubatakse igasugu huvitavaid asju seal võib-olla teha. Lihtne näide, ma lähen tagasi selle putuka juurde. See on siis need imelike liitsilmadega putukas. Ma see eestikeelset nime kahjuks ei leidnud, aga ta on üks lehviktiivalistest. Ja see elukas ta on siuke nagu, kuidas öelda, ta on nagu põdrakärbes, et ta imeb, ta toitub, ta on siuke parasiitne elukas, aga ta ei ole inimeste põdrakärbes, vaid ta on teistele herilastele. Ehk siis ta vastsed kasvavad herilasele parasiteerudes
ja siis ta lendab sealt minema ja läheb parasiteerub järgmiste herilaste peale. Aga kuna ta silmasigi omapärase struktuuriga, siis seda silmastruktuuri on tegelikult, selle kohta tuli hiljuti üks artikkel mõned aastad tagasi, et seda on kasutatud tegelikult ka uute fotokaamerate läätsede arengu jaoks. Ja mõte siis on see, et sa saad tegelikult ehitada väga-väga õhukese läätsekihiga fotoka. Sa võtad hästi palju väikseid sensoreid, sarnaselt siis sellele silmastruktuurile, sa paned need sensorid kokku, iga sensor teeb ühe väikse fotokese või ühe väikse pildikese ja siis me tänapäeva siis kõiksugu IT-lahendustega me suudame kõik need pildid kokku põimida üheks tükiks. Ja me saamegi väga-väga õhukese, väga-väga väikese läätsesüsteemi selle peale, mis jällegi suudab võtta väga laia field of view, laia vaatenurka, ütleme siis niimoodi. Et see unikaalne lahendus, et kuidas saabki kasutada juba looduses tegelikult olemasolevaid mehhanisme, et kuidas me ise saaksime tehnoloogiat arendada. See on eraldi tõesti maailma teema, see on biomiimika, nimi, kus me siis võtamegi loodusest, võtame ühe elemendi, mis meile tundub kasulik, me lihtsalt ehitame mingi teaduslahenduse või mingi inseneri lahenduse sinna otsa. Sarnane näide võib-olla on biomiimikast ma ei tea, kas on päris õige näide biomiimikast, aga näiteks, et kui jaapanlased hakkasid ehitama kiirronge, siis ma mõtlesin, et mis oleks kõige aerodünaamilisem lahendus selle kiirrongile. Et kuidas kõige paremini õhku läbi lõikaks. Aga kõige lihtsam lahendus tegelikult oligi võtta linnunokad, sest et linnunokk peab ju sama asja tegema veest, et see hüdroloogia või need hüdrodünaamika seadused on ju samad asjad, mis on väga sarnased sellele, mis on sellel rongil seal õhus. Ja siis lihtsalt imiteeritigi tegelikult nende linnunokkade kuju. See pandi rongi ette otsa ja see siis lõikab kõige palju õhust läbi. Samamoodi see aitab siis ka tunnelites väga-väga tõhusalt läbi minna, sest et ei teki seda tunnelites seda paksu õhu plahvatust, mis seal rõhkudega saaksid tekkida. Aga tagasi selle sama putuks ilma juurde. Tänapäeva teadus on isegi nii kaugele omadega jõudnud, et see on tegelikult see foto, mis siin vasakul, see tegelikult on selle reaalse putuka silma läbi tehtud mikroskoobis. Natuke ulmeteadus juba natukene, aga et ongi reaalselt putuka läätsesid kasutatud, et saada see pilt. Ja siis see parempoolne pilt on siis tehtud selle väikse sensorikesega, mis ma näitsin siin prototüübi oma täiesti ja pilt tuleb täitsa korralik. Siis me saamegi põimida kokku selle lõpliku pildi. See ei ole nüüd fantastiline saavutus siin see pilt ise kui selline, aga lihtsalt see tehnoloogia areng tavaliselt käibki sellist väikest sammukestega ja tulebki välja mõelda uudseid lahendusi. Mis ma point siin on tegelikult, miks seda paleontoloogiaga siduda, ongi see, et kui seda biomiimikat teha või seda bioinspiratsiooni teha, siis me ei pea ju piirduma ainult olemasolevate liikidega. Paleontoloogiast meil on metsikult palju, meil on 500 miljonit aastat erinevaid hulkraksete, keerukate struktuuridega olevusi. Et kui me tahame miskit biomehaanikat või mingisugust muud sarnast analoogset süsteemi leida, siis me võime seda tegelikult võtta paleontoloogiast vabalt. Ja peavadki olema tegelikult inimesed, kes mõistavad seda paleontoloogiat seda taga, kes mõistavad neid struktuure, kes mõistavad seda nende olemuste füsioloogiat, nende ökoloogiat, kuidas nad elasid, kus nad elasid. Et me saaksime selliseid lahendusi leida. Teine näide, mis mul endal on silma hakanud väga äge ja omapärane, on hiljutisest teadusest on siis biokeemia valdkonnast, kus siis oligi ühel, vist oli doktorant või ta oli teadus, ma ei mäleta enam, ühel tüübil tuli idee, et rakendaks biokeemia metoodikaid paleontoloogias. Ehk siis on üks loom olemas, Dickinsonia. Dickinsonia nägi umbes siuke välja, siuke latakas, võis kasvada suuremaks natuke, aga üldjuhul nad olid siuksed väiksed. Ediacara on siis see ajastu, mis on seal umbes 600 miljonit aastat tagasi, kus esimesed hulkrakse loomad hakkasid tekkima. Ja Ediacaras selle Dickinsonia kohta on siiamaani tegelikult on natuke arutelu, et mis asi ta täpselt oli siis. Kas ta oli meduus, korall, oli ta mingisugune ussieellane, või äkki ta oli üldse mingi taimse olevuse moodi, et ta on mingi seeneline äkki või sambliku eellane. Ja siis biokeemia, kus see sisse hüppab, ongi see mõte, et me saame neid erinevaid looma hõimkondasid ja seltse ja klassi, me saame eristada neid tegelikult biokeemiliste tunnuste abil. Näiteks kolesteroolid, on selline keemikaalide rühm,
mis on siis näiteks loomaliikidele väga omased. Taimedel kolesteroole ei ole, seentel kolesterooli ei ole. Ja noh, siis oligi see hullud teadlased ronisid seal kaljude peal natuke, see on siis kuskil Valge mere ääres seal Venemaal, laskusid kaljudelt alla, nokitsesid välja neid Dickinsonia fossiilikesi, mis pidid olema super hästi säilinud muidugi. Ja viskasid need siis, see on siis gaaskromatografi massspektromeetrisse. Ehk siis, mis tähendab seda, et gaaskromatografiga tavaliselt eristatakse teadusmaailmas erinevaid kemikaale üksteisest. Ma ei tea, kui valame sinna viina sisse näiteks, siis ta eristab meile ära H2O, etohhi üksteisest, etanooli üksteisest. Ja noh, võib-olla seal veel mõningad üksikud ained, mis meil seal sees saavad olla. Ja siis massspektromeetriga me saame siis need ained, mis seal sees on, tuvastada ära ka. Ja nad tuvastasidki ära, et see loom on tegelikult need fossiilid, nad pulveriseerisid ära, lõhustasid need haruldased fossiiliksed ära ja nad tuvastasidki, et seal on metsikult palju nendes loomades kolesterooli sees. Ehk siis täiesti out of box mõtlemine, et kuidas teha paleontoloogiat, et kuidas tuvastada neid isendeid ja liike seal sees. Noh, eks tänapäeval tehakse ka, nagu ma ütlesin, siin neid kalu uuritakse ju ka, vaadatakse, mis fosfoühendid neil seal sees on, või kas neil on üldse mingisugused, mis elemendid neil sees on. Aga me ei räägi siin elemendi tasemest keemiast, me räägime siin juba tegelikult biokeemiast, et me räägime siin keerukate struktuuride säilimisest samamoodi. Et neid võib samamoodi kohata tegelikult harvadel juhtudel. Ja selle järgi me saame juba hakata siis järelikult palju paremini erinevaid liike kategoriseerima, me mõistame palju parem seda evolutsiooni, mis seal ümberringi toimub. Ja noh, jällegi suur eesmärk siis ongi mõista ju evolutsiooni toimimist, mis suunab evolutsiooni, mismoodi erinevad liigid ja loomad ja ökoloogid arenevad edasi. Et see ei ole lihtsalt puhtalt sellepärast, et kas on loom või ei ole diskussioon, me üritame mõista kogu seda süsteemi paremini, kus need loomad arenesid ja elasid. Ja mida võib-olla saab siis tänapäeva ka edasi kanda tänapäeva teadmistesse. Et jällegi, see on niisugune asi, mis on, ma usun, päris mitmes laboris maailmas olemas, et ka Tartus, et kui mingisugune niisugused hullud ideed peaksid tekkima, jällegi võib-olla on Tartus olemas mingisugune biokeemik, kes viitsib koostööd teha, tuleb niisuguse mõttega välja tulla ja proovida. No, eks see päris nii lihtne muidugi ei ole, aga jällegi mõtted võib võlgutada, et tuleviku teadus võib-olla ongi midagi sinna suunda hoopis. Üks mõte veel on see, et teeks natuke mingisugust IT-lahendusi. Iga kord, kui ma korjan fossiile kuskil, eriti mingi rannas, kus on niisugune klibune materjal, olen mõelnud, et kurat, kui hea oleks, kui oleks mingisugune aparaat, millega lihtsalt ütleks mulle ära, et näed, siin on fossiil, seal on fossiil, mine korjan need üles, ma korjan kõik need haruldased mingisugused meriskorpionid üles seal rannakesest rahumajas, ma ei pea enda selga vaevama. Tegelikult see ei ole ju mingi ulme mõte, et jällegi me suudame, kui inimsilm suudab ära tuvastada siin siis 9 erinevat fossiilikest selles samas kiviklibu pildis, mis ma enne näitasin, siis tõenäoliselt me suudame seda masinaga tänapäeval teha. Lihtne näide on siis äkki võib-olla on teisest bioloogia valdkonnast on natukene, kus uuritakse siis pingviine. See on siis Antarktikas tehtud ühe saarega pealt pilt, kus on pingviinid kogunevad siis paarituma ja pesasid ehitama. Ja siis oligi üks kamp teadlasi, kes läks sinna drooniga kohale. Kõige lihtsam DJI droon tänapäeval ka, see ei maksa hullu palju. Lendasid lihtsalt selle saare üle ja kaardistasid kogu selle saare fotodega ära. Need fotod põimiti pärast kokku, niimoodi mosaiikidena. Ja selle põhjal sai siis tegelikult terve selle pingviini populatsiooni koos siis masinõppe algoritmidega ära kokku lugeda. Et kindlasti see masinõppega tekib seal väikseid probleeme, et kas on nüüd pingviin või kas sa näed seal varju niisama mingisugusest kivist. Aga kogu see süsteem tulebki välja õpetada kuidagi. Ja näiteks ma vaatasin, et Eestis on niisugune lehekülg nagu fossiilid.info, kus on siis Eesti paleontoloogid ja geoloogid on pannud sisuliselt kogu oma kollektsiooni netti üles. Kui tahate mingisugust fossiili teada, kas need Eestis on ja kus need Eestis on, võtke lahti fossiili.info. Seal on praeguse seisuga 175 000 erinevat fossiili. Aga see on ideaalne andmestik tegelikult mingisuguse masinõppe algoritmile, et sa lihtsalt õpetadki, söödadki talle sisse neid fotosid ja masin õpib selle põhjal ära, milline näeb üks fossiil välja. Ta ei pea teadma, mis fossiil see on täpselt, ta ei pea mõistma, mis osa sellest isegi fossiil on. Aga kui ta näeb neid sümmeetriaid, siis ta õpib sealt hiljem ka nendelt fotodelt äkki neid sümmeetriaid õppima. Ja lihtne lahendus sel süsteemil ongi, et ma lasen oma drooni sinna randa välja, las ta lendab seal ringi, las ta kaardistab mulle selle ranna ära ja ta ütleb mulle umbes koordinaat, mine korja neid fossiile. Äge, tore, mina saan oma rahutuse võib-olla kätte sellest. Aga see paar päeva tagasi oli New Scientistis oli artikkel, see vist tõlgiti eesti keeles ka Postimehesse,
et see ju vabalt võiks ka kuuluda siis astrobioloogia valdkonda. Marsil, kui te teate viimaseid uudiseid, lendas ju esimene droon nüüd mõned kuud tagasi. Ja samamoodi Marsilti otsitakse aktiivselt elu. Miks jällegi võiks olla siuke software selles samas droonis seal ka kohapeal olemas? Et samamoodi see Steve Chin, kes on siis üks nendest põhilistest teadlastest seal Jet Propulsion Labis NASAs. Et ta ütleski, et meie soov on otsida asju intelligentsel moel ja teha seda niinimetatud valgete ja mustade nimekirjade abil. Ja valgete all ta mõtlebki seda valge nimekirja all ta mõtlebki, et kui me läheme sinna drooni või robotiga Marsile, me otsime neid asju, mida me teame, mida me peaksime otsima, kui me otsime elu. Me otsime seal mingisugused metabolismi jääke, me otsime seal DNA-d, me otsime RNA-d, me otsime seal mingid päevelühendeid võib-olla, sellised lihtsad näitajad, mida astrobioloogias kasutatakse. Aga must kast või see must nimekiri ongi asju, mida me ei oska eeldada ja otsida tegelikult seal. Ja siis jällegi tulebki sisse tõenäoliselt mingi masinõppeprogrammid, mis jällegi need programmid ei tea, mis nad teevad, me isegi ei mõista, mis need programmid täpselt teevad, aga kes suudavad meile öelda, näiteks nad suudavad seda sümmeetriat kuskil leida, mida inimesil võib-olla nii lihtsalt ei märkaks. Ja siis seda sümmeetria abil ta suudab sulle öelda, kas siin on midagi tähtsat võib-olla, mida sa peaksid tähelepanu pöörama. Et jällegi, me mõnest saadame siukse drooni siis äkki Marsile ja lasta siis skännib meil selle kogu selle pinnase läbi. Äkki on mingisugune elujälg seal samamoodi, mida me saaksime siis maa pealt õppida ja sinna kaasa saata. Arheoloogia, miks mitte? Et võib-olla te olete tuttav, on siuksed kivikalmed on meil Tallinna lähedal, on siis Rebala kivikalmed või öeldakse ka Jõelähtme kivikirst kalmistu selle kohta. Need on siis 9. sajandist enne Kristust, võib-olla 8. sajandist enne Kristust, ehk siis pronksi ajast. Ja kui te lähete sinna lähedale, seal ongi siuksed kivirõngakesed ja siis keskel on see matmispaik sellel inimesel seal olnud. Ja kui te lähete, vaatate selle kivi on seal Maardu linna lähedal, Jägala jõe lähedal, Kundalade materjal. Kundalade ise on metsikult fossiili täis, metsikult palju, seal on nautiloidi, seal on trilobiiti palju, seal on neid tigude kodasid on metsikult. Et kui satute kunagi nende kivikalmete juurde, siis näetegi tegelikult see kivimaterjal, kuhu need inimesed on maetud omal ajal olnud, need on tegelikult fossiili täis. Ma tegin ise siin foto, et siin on üks nautiloidi koda on täiesti istub seal kivis sees. Ja ma jään siin täpse tsitaadi võlgu ja ma jään isegi tsitaadi autori võlgu, aga üks Tartu arheoloog isegi oma aega seal töötas siis 80-ndatel, kui need kivikalmed leiti, väitis isegi, et seal kivikalmetel tõenäoliselt fossiilsemad kihid, ehk siis see pool, kus seda fossiili rohkem seal paekivi sees oli, et see oli väljaspool olnud. Mis viitab sellele, kas inimestel oli mingi dekoratiivne põhjus, miks nad seda sinna panid niimoodi väljaspoole või mingi muu põhjus, ei tea. Aga ega samamoodi need inimesed ju tegelikult märkasid neid seal omal ajal. Ma ise lugesin kokku, ma käisin need kivikalmed seal niimoodi läbi, sest kui sa juba ühe leiad siukse fossiili sealt, siis vaatan neid edasi seal, et ma suutsin seal üle 10 neid nautiloid ikkagi leida. Et mõnikord nad on sinna sambla sisse ära mattunud, aga kui otsida hoolikalt, siis ikkagi need struktuurid ikkagi paistavad välja seal küll. Et ja edasiarendus on siis antropoloogia ju samamoodi või siuke arheoloogia ajaloo segu täiesti. Et samamoodi Eestis on siuke teadlane nimega Kristiina Johanson, kes on arheoloog, aga ta on uurinud Eestis väga palju ehteid, et mismoodi on Eestis ehte kunst ajaloo jooksul muutunud. Aga ta on natukene kirjutanud ka fossiilidest, mida on Eestis leitud. Ja näiteks on üks teokoda, Subulites Gigas, see peaks olema see loom ka või ringi lastaki või pandeemia käigus see ei ole mõistlik. Et Subulites Gigas ja see fossiil leiti Tartust ja leiti Tartu, mis ta on siis Tartu, kas ta on Linnamägi või ei, Tartu muinaslinnus on see õige sõna. Ja see on imelik sellepärast, et Subulites Gigas on siuke loom, kes peaks olema pigem Rakvere kandis, ta on ordoviitsimi loom. Tartu kant on Tevo, et kuidas ta siia sai siis. Üks spekulatsioon on see, et ta võib-olla on jääajaga liikunud, aga ta oli seal muinaslinnuses, mis on siuke väga omapärane koht, kus leida siis kogemata see jääajaga sattunud kivimit. Ja teine märk on see, et seal Subulitesel siin foto peal hästi näha ei ole vist, aga tal on üks külg on ära hõõrutud, ära diffitud. Ja võibki siis spekuleerida, et võib-olla inimesed on siis kasvatanud seda kuidagi muinasajal või siis siin 1000 aastat tagasi.
et nad on kasutanud seda võib-olla siis mingisugusel kultuurilisel eesmärkil, kas siis usklikel eesmärkidel või siis võib-olla isegi meditsiinilistel eesmärkidel usuti, et sellised kivistised võivad olla mingisuguse muu funktsiooniga tol ajal. Et Kesk-Euroopas ma olen isegi kuulnud, et tigude fossiile olevat kasutatud hambaravis, ehk siis hõõruti vastu hammas seda kivi seal. Ma ei tea, kuidas see aitaks, aga okei. Inimesed uskusid neid asju. See sama Kristiina Johanson on rääkinud ka sellest, et on näiteks leitud erinevaid matmispaikadest näiteks või erinevatelt lihtsalt arheoloogilistest keskkondadest on leitud fossiile. Et need on sellised jällegi sageli väga omapärases kohas, omapärase leiukohaga fossiilikesed. Et näiteks Pärnus tuli välja selline nautiloidi tükk, jällegi Pärnu on meil Devoni ajastu või siis hiline silur. Et seal ei kohta väga, mina kui teada, seal ei kohta väga sellist kerra-kerrand nautiloidi. Pluss selle nautiloidi keskel oli auk, mis viitab sellele, et see on kuidagi tõenäoliselt sisse uuristatud ja pluss see nautiloidi siis ühe külje natuke ära ka lihvitud, mis viitab sellele, et seda kas siis oli äkki kantud nagu talismanina elu jooksul, et see lihtsalt aja jooksul hõõrdus ja niimoodi tõmbas siledaks ära. Ja samamoodi siis on leitud näiteks, see on siis Rogoos, on saarkorall ja on leitud sellist nautiloidi tükikest, aga need on jälle siluri ajalastule omased. Need leiti Saha kapeli lähistelt, mis on siis Tallinna lähistel, aga need pigem me leiame kivistisi Saaremaalt. Et jällegi inimene on neid transportinud, siis need ei ole enam loomulikult kohad, kus neid kivistisi saaks leida. Järelikult neil pidi ikkagi nagu funktsioon olema seal ajaloos. Ja on ka leitud matmispaikadest, on leitud selliseid väikseid tigude kodasid samamoodi, augud on sees, et kas nad on siis olnud mingid ripatsid näiteks või on siis neid kasutatud kuidagi, ajaloos on teada, et neid on kasutatud näiteks majade kaitsmisel, kurjade vaimude ja igasuguste õudusunenägude eest, et riputatigi see väike ripatsitike sinna majja kuskile sissepääsu juurde. Et ei teagi, aga point ongi see, et meil peab olema inimene, kes suudab jällegi fossiili eristada muust materjalist, mis seal sees on ja ta peab oskama öelda ju tegelikult, et kus kohas see kivi nüüd tuli ja kus kohas see fossiil nüüd tuli ja mis see kivilugu seal taga peab olema. Jällegi, see on see koht, kus paleontoloogid või kus need erialaeksperdid tulevad mängu ka teistes teadusvaldkondades. Ja kuna ma siin brainstormisin natuke, mida võib teha, et siis siin jällegi see üks rüükala, see on Samo Lesbis, minu arust üks ülimalt viisakas ja elegantse välimusega loom. Nende fossiile leidub ka Eestis päris palju, sealt samas Kasekeses isegi tõenäoliselt ma leidsin mõned jupikesed. Ja me võime ju tegelikult kasutada seda sama keha kuju, seda miimikat, seda bioinspiratsiooni ka siis näiteks tänapäeva inseneriteadustes, näiteks kas või droonide ehitamisel. Ma suutsin guugeldada välja 2 drooni, mis suudaksid natukene välja näha natukene selle looma moodi. Et meil on siis üks veealune droon, kellel on see saba funktsioon on olemas, seal lehvik natukene. Ja teine droon, mis ma suutsin leida, mis on selle lapiku kujuga. Miks ma käin välja selle veealuse drooni idee on see, et kui me võtame selle bioinspiratsioonina, võtame näiteks mingisuguse manta või mingisuguse laia lehvikuga looma, siis seal on suur erinevus on see, et see manta on, ta ei ole väga raske. Manta on ikkagi, ta on siuke hõljuva omadusega loom. See siin on jällegi rüükala, ehk siis ta on paks, tihke, luid täis, tal on massi, ta tõenäoliselt ujus ka palju ka magevees, mis viitab sellele, et ta tõenäoliselt ikkagi, see ei ole niivõrd lihtne keskkond, kus sees saaks hõljuda. Et tal on mingisugused biofüüsilised omadused, mida võib-olla tänapäeva kaladel ja loomadel ei ole. Ehk siis, kui me tahame teha seda bioinspiratsiooni või biomiimika põhjal mingid inseneriteadusi, siis me saame jällegi võtta seda palju lihtsalt võib-olla paleontoloogiast neid mõtteid. Ja mis selle funktsioon sellisele asjale saab olla, et seal on igasugused päästetööd, teadusuuringud, fotograafia, sõjaväeline, mis iganes, seal võivad olla naftatöösturid võivad seda kasutada endal mingi uute paikade otsimiseks. Et kui sul on mingisugune tõhus veealune robot või mingi droon, mis suudab iseseisvalt ja vähese energiakuluga ringi ujuda, siis see võib-olla on ju päris hea lahendus. Et jällegi, paleontoloog peab ju selle asja välja joonistama, välja mõtlema seal ja insener saab siis seda infot kasutada. Ja natuke viskan veel mõtteid ringi, et kui meil on Eestis palju fossiile, seda saab ju siis meelelahutuslikult teha. Jällegi sul peab olema see paleontoloog seal taga, kes oskab seda meelelahutust seal välja mõelda, et ta teab, mis on reaalne, mis ei ole reaalne. Paleokunst on täiesti omaette valdkond, mujal maailmas seda isegi saab ülikoolides õppida minu teada.
et ongi, kuidas visualiseerida kogu seda maailma ja kuidas esitada seda populaarteaduslikul kujul, aga samas see info peab olema võimalikult teaduslikult korrektne. Ja seda infot, see ei ole niisama palev kunst ainult, aga see on ka see biofüüsika seal taga, et me peame mõistma, kuidas need erinevad liigesed seal liiguvad, kuidas need erinevad loomaosakesed üksteise suhtes liiguvad ja kuidas see füüsika seal sees toimub. Jällegi see saab olla kuskil inseneriteadustes kasulik info. Ja see tihtipeale võibki tekkida kunstnikega koostöös. Materjaliteadus on jälle valdkond, mis võib õppida paleontoloogiast metsikult. Väga palju paleontoloogiat on tänapäeval mikropaleontoloogia, kus jälgitaksegi seda mikroskoopilises skaalas, mis toimub. Ja siin on trüükalade erinevad tükikesed nendest luudest. Nad on väga omapärase mustriga sageli, eriti nendel lõuatutel, nagu see eelmine elukas oli, keda ma näitasin. Et kindlasti need struktuurid ei ole juhuslikud. Need evolutsioonis tavaliselt need asjad, nad võivad natuke juhuslikult sattuda, aga nad arenevad ikkagi edasi oma keskkonnale vastavalt ja ideaalsest tingimustes. Kas neil on siis mingi kaitse eesmärk, võib-olla see on nende ogalisel süsteemi siin, aga siin on mingisugune natuke keerukama mosaikse struktuuriga luukujukesed, et võib-olla neil on mingi täiesti omadus. Kui me vaatame tänapäeval näiteks gekosid, geko on siis väike sisaliku moodi loom, kellele ei meeldi väga niiskus, et gekodel ongi täiesti eraldi arenenud nahk niimoodi välja, et kus ta ongi vett eemale tõrjuv. Ja mis see mõte siin ongi see, et see vee pindpidevus ei luba veel koguneda niimoodi ühtlased nagu sileda materjali peale laiali, vaid ta koondubki kokku nende mummude vahele siia. Nendele väikestele nahapele olevatele sükestele mügarikele ja siis läbi pindipidevuse ja gravitatsiooni see vesi saab sealt palju lihtsamini maha voolata, sellepärast, et ta koondub ühte kohta kokku, pindipidevale maagia. Et samamoodi need samad mõtted ja samad asjad ju peaksid tegelikult toimuma ka nendes mikrostruktuurides, et jällegi neid mõtteid annab ju tegelikult müüa siis materjaliteadustele edasi. Aga jällegi sul on vaja seal paleontoloogi esimese sammuna, kes nagu oskab seda infot üldse hinnata ja vaadata ja mõelda, mis võis nendel funktsioon olla, nendel väikestel detailikestel siin. Ja kuna ma olen siin geneetik, siis ma ei saa üle ega ümber. Ma natuke geneetikast räägin vähe siin loengus, aga ma mainiks ära ikkagi. Et kui me läheme sinna samasse Devoni ajastusse, vaatame, mismoodi tekkisid need loomad, kes siis hakkasid esimest korda maa peale jalutama välja. Et oligi, esialgsed loomad olid sellised kalade moodi elukad, kes siis näevad välja, kui vaadata kõrvalt, näevad natuke kala moodi välja küll, aga neil hakkasid esimesed jäsemendelaadset luustikud tekkima. Järgmisena seal on see Panderichthys, on see üks kuulsamaid loomakesi, keda ka siis Eestis uuritud. Pander on siis Heinz Christian Pander on siis üks paleontoloog, kes on ka Eestis ja Tartu Ülikoolis mingil hetkel õppinud ja töötanud. Ja neid loomasid või leidus vist, kui ma eksisin, Lätist vist üles korjatud need fossiilid ja arvataksegi, et Panderichthysid on ühed esimesed loomad tegelikult, kes suutsid maismaa peale loivama minna. Ja Tiktaalik on siis üks loom, kes on seal kuskil Põhja-Kanadast Gröönimaa lähedalt. Leiti ka mõned aastad tagasi ja Tiktaalikul on siis teada, et tal on kopsud juba natuke mingil määral välja arenenud. Väga-väga valgelised kopsud, aga need on tal olemas. Ja ta suutis siis ka samamoodi maismaa peal ringi liikuda. Näeb midagi sellist välja. Ja mis see geneetika külg siin on? Ma mõtlesin, et ma räägin teile pikemalt sellest kogu sellest geneetikast, aga ma oleks pidanud terve selle ühe raamatu siin läbi teile lugema ette. Sest et ma soovitaksin lihtsalt teil see raamat üles korjata, kui teid huvitab. Kuidas viia kokku tänapäeva geneetika ja kuidas viia kokku paleontoloogia oma korda. Sellepärast, et kui me vaatame, mis on minul ja selle loomal siin ühist, sa ütle, mis teil ikka ühist on. Tegelikult meil on geneetilisel tasandil, me tõenäoliselt oleme väga sarnased. Meil on 4 jäset, meil on selgroog, meil on silmad, meil on nina, meil on kopsud, meil on lõuad, meil on hambad. Et meil on, mis tähendab ka seda, et seal tõenäoliselt molekulaarsel tasandil mehhanismid peavad toimuma väga sarnaselt. Et kõik see raku sisene metabolism ja kõik see, see sama kolesterooli teema, et see kõik see, mis kontrollib seda kolesterooli, ka see peab seal ju olema sisse ehitatud. Ja kõik need geenid, mis kontrollivad mehhanisme, need tõenäoliselt on meil samas olemas. Ja siis Neil Shubin on üks teadlane ja ta teebki väga palju selliseid katseid, kus ta võtabki mingisuguseid võib-olla tänapäeva mudelorganismi, loomi või kalasid või usse, kärbseid, mis iganes talle vaja on teatud katses ja ta siis lõikabki ära seal erinevaid geene või siis lisab uusi geene juurde ja siis saabki näha näiteks, et kärbsel tekivad, kui ta lisab mingisuguse jäseme spetsiifilise geeni sinna juurde,
sealt saabki võib-olla tekkida mingi kärbes, kellel tekib üks jalg juurde või mingisuguseid silmi tekib juurde või tundleid tekib juurde, et see on siuke väike geeni häkkimine. Aga seda infot ta kasutabki ära, et kuidas õppida siis seda paleontoloogia arengut, vaatabki, võrdlebki erinevaid liike omavahel. Lihtne näide, ma toon enda tööst ühe projekti ette, mis me praegu seal geenivaramust teeme. Me uurime ühte geeni, mis seondub siis EKG-dega, ehk siis selle elektriimpulsiga, mis su südames läbi käib. Et kui sul süda pumpab verd, sul tuleb elektriimpulss, tuleb siit ülevalt, ta läbib need kojad ja vatsakesed ja selle läbi, kuna seal toimub see kokkutõmbumine selle elektriimpulsi tagajärjel, pumbatakse siis südamest verd läbi ka. EKG-joon siis tavaliselt selle koguse tsükli kohta, võib-olla tõenäoliselt olete näinud sellist joonist juba ammu, joondub siis välja selliselt. Ja see ongi teada, et on üks geen olemas nimega MEIS1. Ja see MEIS1 geen, kui seal on teatud geenivariandid sees, võib põhjustada erinevaid haigusi. Ja mis see MEIS1 põhjustab, ongi see, et see esimene segment siin, selle asi on P-wave, B-laine. Et see B-laine, see pikeneb. Mis tähendab seda, et see kogu see südame, see pumpamise mehhanism on palju aeglasem ja aega nõudvam tegelikult. Et ta ei toimi normaalselt. Ja me siis geenivaramuses üritamegi seda uurida neid MEIS1 geeni variante, neid mutatsioone, mis seal sees saavad olla, mis siis mõjutaksid seda EKG-d. Miks ma sellest MEIS1-st räägin, on see, et see MEIS1 on samamoodi, ta on evolutsioonis suhteliselt hästi säilinud geen tegelikult. MEIS1, kui me vaatame inimorganismi, ta on tegelikult meil arengubioloogias väga tähtis. Et ta on meil tavaliselt see geen, mis otsustab ära, kus kohta meil hakkab jäse kasvama. Et see geen on hästi aktiivne just selle embrüo esimeses faasis, kus ta otsustab ära, kuhu mingi organ või mingi jäse hakkab kasvama. Et näiteks MEIS1 on südame arengul äärmiselt tähtis, et see MEIS1 on embrüol on äärmiselt aktiivne algusfaasidel, ta otsustab ära, kus kohta see süda hakkab kasvama, et sinna, kus see MEIS1 on aktiivne geen, seal rakkudes hakatakse südamelihaskude välja arendama. Ja siis ühel hetkel see MEIS1 lülitatakse välja ja tulevad teised geenid sisse, mis võtavad üle ja siis hakkab see südame täpsem arendamine tööle. Aga nagu ma ütlesin, see MEIS1 on konserveerunud geen, mis tähendab seda, et ta on säilinud meil tegelikult miljonid ja miljonid ja miljonid aastaid. Nii palju isegi, et me teame, et siin joonisel ma tõin välja selle MEIS1 geeni ajaloo, et loomadel me kutsume seda geeni HTH-ks. Tegelikult see geenistruktuur on väga sarnane, et põhimõtteliselt on sama asi. Et ta on olemas ka täiesti lülijalgsetel ja ta on olemas ka täiesti siis, mis need on? Tsefalopoodid, peajalgsed. Et samamoodi ta on nendel peajalgsetel on ta näiteks see HTH või see MEIS1 geen on äärmiselt tähtis siis just selle looma nende jalgade arenemiseks või käte arenemiseks, kumb seal käsijalgsetel on, jalad või peajalgsed, jah, jalad. Ja lülijalgsetel samamoodi, ta on just tähtis erinevate nende jalgade arenemiseks samamoodi, et see MEIS1 või see HTH geen on seal keskse tähtsusega. Ja näiteks see on teatud loomad on isegi võimelised ka 8 jalad on ju võimelised isegi endal jäsemeid tagasi kasvatama, kui nad need kaotavad. Ja jällegi seal on seesama see HTH geen või see MEIS1 geen on seal tegelikult see, mis neil aktiveerub uuesti, mille põhjal nad siis ehitavad selle uue jäseme endal tagasi. Ja mis kasu sellest jällegi teadusele on see, et minul kui teadlasel, mul on selline informatsioon, mul on palju lihtsam ja parem mõista, mida see MEIS1 meil teeb. See annab mulle tegelikult informatsiooni, et see ei ole mingisugune geen, mis on aktiivne. Elu jooksul inimesel see pigem on vaikne, mitte aktiivne geen, mis on pigem embrüonaalses arengus, mis mulle teadlasena ütleb ka seda, et kui ma hakkan seda uurima, seda mehhanismi ja ma hakkan mõtestama seda bioloogias, et mida see geen teeb, siis me aimame praegu, et mis need MEIS1 mutatsioonid seal teevad, on see, et see geen natuke halvatakse ära ja see geen ei saa enam toimida normaalselt. Ja kui inimesel on näiteks südameatakk, südamefibrilatsioon või mingisugune südamekahjustus, siis võib-olla see MEIS1 geen peaks uuesti aktiveeruma ja aitama seda südame taastuda seal natukene. Aga kui ta on sul natuke ära muteerunud, siis see süda ei saa enam normaalselt taastuda. Ja on teadagi, et need MEIS1 geeni mutatsioonid seondubki suurema südame-veresoonkonna haiguste suremusega. Et seal tekivad igasugused südameatakid palju sagedamini, südameblokid ja nii edasi. Et tegelikult see geneetika ajalugu, see geenide ajalugu on äärmiselt tähtis ka tegelikult tänapäeva kliinilises bioloogias meil. Et mul endal, kui juba mitte mingil muul põhjusel, siis endal geneetikat tehes tegelikult on see väga-väga asjalik info, mis meil toimub siis seal fülogeneetikas taga taustal. Ja jõuakski siia lõpupoole.
Et kui teil peaks huvitama paleontoloogia, esimene asi muidugi on tegelikult see, et kui teid huvitab paleontoloogia, jumala eest tegelege paleontoloogiaga, aga mis mu sõnum teile olekski tegelikult see, et teadus peaks olema tegelikult tänapäeval interdistsiplinaarne, et õppige IT-teadusi, õppige arheoloogia, te tahate ka, vahet ei ole, aga lihtsalt õppige igasugu muid valdkondasid nägema. See on äärmiselt tähtis, et samamoodi ma läksin esimese asjana orgaanilisse keemiasse tegelikult, siis ma läksin geneetikasse, siis ma läksin viroloogiasse, siis ma läksin kuskil, ma ei tea, mis ma seal veel tegin, neuroimmunoloogia laboris töötasin vahepeal, et lihtsalt tulebki endale pakkuda, tegeleda teemadega, mis sind huvitab ja kes teab, kuhu see sind edasi viib. See teadus niimoodi tegelikult arenebki. Ta ei arene niimoodi, kui sa istud oma laboris ühe mingi teema kallal, istud seal üksinda ja mõtled seda teemat üksinda. See töötabki kõige paremini siis, kui sa teed koostööd teiste teadlastega. Ja kui teema huvitab, siis esimese asjana ta ideaalses kohas mingi küsige oma siis kohalikelt teadlastelt. See maja on paleontoloogia ja geoloogia täis. Küsige, millega nad tegelevad, kuidas nad seda teevad, miks nad seda teevad. Et räägige nendega. Eks nad annab teile vajalikku infot ja saate ise need mõtted käima, mida varem te seda teete, seda parem ka veel, sest esimese aasta tudengid siin. Et saate selle vaikselt ennast selle ree peale, kui teadus huvitab. Aga kui huvitab paleontoloogia, siis ma soovitaksin teile paari raamatut ka. Et Gotlandilt, ehk siis vaata, mis see Gotlandist on, Ojamaa, on siis Läänemeres on siuke Rootsi saar ja seal nad on päris korralikult oma fossiile ka uurinud. Need on väga sarnased meie Saaremaa siluri fossiilidega. Et nad ongi kirjutanud siin paar raamatut, Gotland's Fossiils on küll rootsi keeles ja siis Sunstones and Catskulls on siuksed väiksed raamatukesed, aga nad annavad päris hea sissejuhatuse tegelikult sellesse, mis toimub siin kohalikul geoloogia ja paleontoloogia maastikul. Eesti keeles kahjuks siukseid raamatuid veel minu teada väga ei ole. Ma olengi võtnud endale suure suuga luban, et ma kirjutan raamatu kunagi siukse populaarteadusliku, lihtsasti läheneva raamatu. Aga eks näis, kas saan hakkama sellega või saa. Üritan. Ja on ka USA-st on siuke raamat, mis mulle endale väga meeldib, on Sea Without Fish. On siis Cincinnati regioonist, kus on samamoodi siuke Ordovitšini siluri ajastu materjal, mis on väga sarnane meie Eesti geoloogiale ja paleontoloogiale. Populaarteadusest on ka siuke Trilobite, on lihtsalt lihtne raamat, soovitan lugeda, kui huvitab. Ja Trilobiit Vasja. Seda ma kahjuks ei ole ise leidnud veel, aga tundus siuke huvitav leida. Et ma mainin selle ära. Podcastid. Tänapäeval on päris palju podcaste. Fossil Huntress on üks väga malbe häälega naisterahvas loeb erinevaid fossiili uudiseid ja räägib lihtsaid teemasid lahti paleontoloogiast. On ka Paleocast, mis mul endale meeldib kõige rohkem, need on pigem ühetunnised postitused või seal kaks siis paleontoloogi räägivad omavahel tavaliselt noored teadlased ja nad räägivadki mingisugust, jällegi võtab mingi teema ette, et räägime täna meriskorpionitest, nad räägivad tund aega meriskorpionitest, kuidas seda teadust tehakse, kuidas neid loomi avastatakse, mis need taustad seal kõik on. Mul endal on üks lemmikuid, et ma tavaliselt kui autosõit on või midagi, siis ma kuulan seda. On ka Common Descent podcast, need on ka YouTube'is minu teada leitavad. Kui ei, siis guugeldage niisama. Seal on siuksed 1-2 tunnised natuke pikemad podcastid, samamoodi mingi teema spetsiifilised. Natuke palju on seda hülgemöla nende tüüpide poolt, aga soovib ka kuulata, kui midagi paremat teha ei ole. Ja nad teevad alguses, mis on huvitav, on see, et nad teevad siukse pooletunnise journal clubi ka osa alguses. Ehk siis nad räägivad uutest teadusartiklitest, mis on hiljuti selles valdkonnas välja tulnud. Ja nad kirjeldavad sulle ära, mis tänases teadusmaailmas toimub paleontoloogia teemadel või geoloogia teemadel. Et selle jaoks on ta huvitav. Ja ma ei tea, kui te tahate paleontoloogiast rohkem lugeda, siis ma panin siia igasugu veebilinke, et siin Eesti geoloogid on super head tööd teinud, et oma paleontoloogia ja geoloogia info kõik välja panna. Geokogud info, fossiilid info, stratatööp, ute.ee, sealt saate päris head infot. Eesti geoloog, seal on populaarteaduslikud artiklid kohalikelt geoloogidelt. Kui teil on mingi fossiili tuvastamine, siis ma olen avastanud, et fossiili vaja tuvastada, siis võite minna Facebooki, Eestis on mingisugused väiksed Facebooki rühmaksed, et mingi fossiilide tuvastamised ja asjad. Aga on ka venelastel on ammoniit.ru, kus nad on viimased 20 aastat on aktiivselt seal fossiilifoorumites ajanud juttu ja seal saab väga-väga head infot tegelikult, mis fossiilid olla võivad ja mida siin leida võib. Sest neil on ju sarnane geoloogiline läbilõige meile, neil on ka sarnased fossiilid, eriti siin Peterburi regioonis. Ja Instagramis, ma ise teen ka väikest Instat, Estonian Fossils, et panen oma leide vaikselt üles sinna, et ma katsungi seda teadust natuke populariseerida, kuigi ma ise ei ole paleontoloog, siis ma arvan, et inimesed võiksid sellest rohkem teada, ta on natukene soiku vajunud teadusena, ma arvan, avaliku sees vähemalt.
et seda peab natuke pushima inimestele rohkem, ma arvan. Ja kokkuvõtteks, ma arvan, et siin on tööd veel küllaga tegelikult selles valdkonnas. Ma jällegi võhikuna, mul on nagu lihtne seda öelda, aga ma arvan, et see potentsiaali on palju. Et jällegi küsige oma teadlast, et mida nad teevad ja kuidas nad seda teevad. Saate ka mõtte lahti selle koha pealt. Ja tore siuke lause, ma tegelikult võtsin selle operaator Kõpsist, et kes minevikku ei mäleta, seal silmpeast välja, siin operaator Kõpsid oli kunagi siuke 60-ndatel multikas Eestis ja siis seal oli siuke trilobit, kes siis ütleski siukse kuldse lause. Käisigi seal maal mingi geoloogia asju avastamas selle Kõpsiga. Ja mõte on see, et tegelikult, et kõik need evolutsioonilised arengud ja kõik see, mismoodi ökoloogia ja kogu see maailm on arenenud neid, kõik need keskkonnamuutused, asjad, need on tegelikult meil seal kivimide materjalides olemas ja see on ka seal elus olemas, selles paleontoloogilises jäljes, kõik see elukeerukus ja kõik see, mis seal toimub, see on meil kivistites olemas ja kõik need massilised väljasuremised, meil praegu räägitakse, meil on 6. väljasuremine praegu, 6 sellepärast, et meil on juba 5 tükki tegelikult ennem olnud ja see fossiilikiht tegelikult, see fossiiline rikkus ja see, mis seal elas üle ja mis tingimustel need elu seal üle elasid. See ongi tegelikult, tänapäeval on paleontoloogidel üks põhilisi ülesande minu silmis, et ongi ära tuvastada, mis tingimustel need suremised seal toimusid, kes need asjad seal üle elas, võib-olla ka geneetilisel tasandil, et mis geenid siis nagu aitasid sul pigem üle elada mingisugust surmasündmus seal või mis mitte. Seal on tegelikult ju, mida avastada küll, et soovitus ongi, mõelge natuke, mis teid huvitab, tegelege asjadega ja nähke paleontoloogiat nii laia valdkonna nagu võimalik. Ja ma arvan, et ma siin lõpetaksingi.